Indrek, täna me sind rajal ei näe, räägi, mis juhtus? Täna te mind rajal kahjuks ei näe, jah. Juhtus see, et Rootsi meistrivõistlustel vigastasin oma põlve ja vigastus on sedavõrd keeruline, et järgmisel nädalal lähen opile ja suvehooaeg jääb vahele. Ei, mitte ütleme päris suvehooaeg, mul on põhimõtteliselt esimest korda, aga crossi hooaeg jääb vahele. Mis siis täpsemalt katki on? Põlvesidemed ja võimalikud väiksed muud lisad, et neid ma ei oska niimoodi spetsiifiliselt veel välja tuua, et kui mu oma arst, kellega ma konsulteerin ja koostööd teen, tuleb, siis saan selgemalt teada ja nemad juba siis edasi ka teavad seda, mida teha ja küll ma tulen tagasi tugevamana veel. No täna sul on kollased kargud, aga sinu tsikliks on siiski Kawasaki. Miks nii? Kusjuures hea, et sa küsid seda, selle karkudega on selline lugu. Ma käisin karke endale otsimas ja ma küsisin Kawasaki rohelisi karke ja siis ütlesid, selliseid ei toodeta. Siis ma mõtlesin, et mul on igasuguseid erinevaid karke olnud ja miks ma võtsin nüüd siis kollased on sellepärast, et üks minu põhitoetaja Refit 24, et see on kõige rohkem sarnane sellele, et siis ma käin ja seda läheb minu tiimi riietega kokku. Väga tore. Enne Karksi-Nuiat oli ka ju tegelikult pressikonverents. Kas sul on kuidagi kahju ka, et sa ise seal osaleda ei saanud? Loomulikult. Esiteks ma ütlen tegelikult sellise asja ära. Kiitus 101 lenksud kokku või kuidas nad ennast kõik kutsuvad tiimile, et nad sellise asja suutsid korraldada ja tõesti, see oli vägev, et motosport sai sellist suurt kajastust. Mul oli au tegelikult saada ka nende käest kõne ja mind kutsuti esialgselt sinna, aga loomulikult esmalt mul oligi plaan, et ma ei sõida täissarja estikaid ja mina oleksin keskendunud siis ainult Rootsi meistrivõistlustele sarnaselt eelmisel aastale. Aga rääkides pressikonverentsist, kui ma seda vaatasin, loomulikult iga võistlussportlasena tahaksid osaleda sellistel üritustel, ennast näidata. Ja üks asi, mida ma sealt kaasa võtsin, oli see, et see ei ole midagi halvasti, aga seal oli 5 Eesti nii-öelda siis meistrivõistluste favoriiti ja Tanel natuke nagu oli nende suhtes selline üleolev ja ma oleks tahtnud, et poisid oleks enda eest rohkem seisnud. See on selline konstruktiivne, positiivne tagasiside, et austus selle eest, mida on tehtud tulemuste mõttes, kes on crossisõitjatena, aga ma arvan, et rohkem tuleb enda eest seista, sest see ongi pressikonverentsi idee, et enda mõtteid ja enda arvamusi välja öelda ja näidata, kes sa tegelikult oled. Aga võib-olla sealt võib leida, et selleks oli põhjust olla võib-olla natukene üleolev. Ma ei jaga seda arvamust alati, et inimesed on inimesed ja olenemata, kui palju me oleme elus saavutanud või mida me teinud oleme, siis nagu ma ütlesin, inimene jääb inimeseks. Ja see ei ole absoluutselt negatiivne, see on selles mõttes positiivne ja see on ka midagi, millest saab ise õppida. Aga ma ütlen veel kord, et isegi kui on põhjust, siis põhjust on ka enda eest rohkem seista alati, sest et ma arvan, et see sportlasena täiendab meid üleüldises mõttes ka. No nagu sa enne mainisid, siis sinu põhifookus oleks olnudki Rootsi meistrivõistlused sellel hooajal. Millised eesmärgid võib-olla sa võtsid endale selleks hooajaks? Enne kui see kõik õnnetus juhtus? Ja, ütleme, et 3 aastat, nüüd see oli siis 3. hooaeg, kus ma olen olnud põhimõtteliselt vigastuste vaba, ma olen saanud tugevalt sõita, sellised nipet-näpet vigastused on meil kõigil alati. Aga kindlasti selle hooajale vastu minnes olid ootust suuremad. Eelmise aasta tugevad tulemused, minu jaoks ka Rootsi meistrivõistluste pronksmedal, mis on tõesti väga tugev sari ja see aasta esimene etapp tõestas seda mitmekordselt jälle, kui tugev sari see on ja endalegi tuli jälle üllatuseks, et kui palju tuleb vaeva näha ja pingutada, et seal head tulemust teha.
siis ma läksin sinna kindlasti suurte mõtetega, et parandada enda eelmise aasta tulemust ja kahjuks võib öelda, et ma kaotasin sellel aastal, et ka kaotused tuleb vastu võtta, nendest tuleb õppida, võtta see aeg siis endale natuke, teha parandused, tulla tagasi veel tugevamana ja ma loodan, et mul on see võimalus. Mida sa oled võib-olla nendest tagasilöökidest õppinud siiamaani? Sõltub olukorrast, et see on selline, oleneb, mida väljendada tahad. Teinekord tuleb öelda, et elus läheb kõik nii, nagu minema peab. Teinekord jälle tuleb öelda seda, et kui sa mingeid vigu teed, siis sa oled lihtsalt loll. Et ma ei ütle kindlat asja, mida ma olen õppinud sellest, aga mida ma ütlen, on see, et ma võib-olla oskan seda natuke rahulikumalt täna võtta. Et aastatega nooremana tahtsid kohe hästi ruttu kõigest üle olla, näidata, et mul ei ole midagi katki, võib-olla vigastusega uuesti rajale tulla, aga täna hindad seda kvaliteeti rohkem. Et mida rohkem mul on kehal ressurssi, seda tugevam ma tegelikult olen ja seda paremini mul on võimalik siis nende poistega võidu sõita. Ja täna, eks see tuleb vanusega ka, ega ma ei ole enam esimeses nooruses, et ma olen juba natuke vanem. Kui nüüd sul endal sõitmine vahele jääb, mis su plaanid on, mis sa kavatsed teha, kas sa kavatsed kedagi võib-olla tõsisemalt õpetada, mõnda noort või mis plaanid sul on? Mul on plaan see, et olla seotud ikka motospordimaailmaga tihedalt, kuna mul on väga tore ja truu toetajate, koostööpartnerite seltskond ümber. Ma tahan neid reklaamida, näidata. Teiseks, meil on klubis paar head noort krossipoissi. Tänagi sõidab Dominic Toomsalu, kes on minu jaoks üks Eesti väike tulevikulootus kindlasti. Ja meil on tegelikult sõitjaid, kellele keskenduda, absoluutselt olla nende tegemistega kursis, aidata. Aga pigem ma olen mõelnud, et võtta see aeg natuke iseenda jaoks, selle jaoks, et see vigastus nüüd tuli, see minu jaoks, et ma tean, et siin Eestis palju räägitakse, kes ei tee üldse trenni ja nii ja naa, mis on minu jaoks täielik soust. Et mina olen ikkagi mitu kuud nüüd kõvasti vaeva näinud ja väga mitukümmend treeningtundi alla sõitnud ja võttagi natuke see aeg võib-olla suunata oma energia, kaardistada see, mis on siis need nõrkused, mida veel paremini saab teha neid asju, õppida, nõrkused natuke tugevustega ühildada ja tulla välja veel tugevamana. Mul on mingisugused plaanid, mida ma ei hakka siin rääkima, sest muidu need on minu plaanid ja ma loodan, et nad kannavad vilja ja uuel aastal me oleme veel paremas kohas kui enne. Aga ma kindlasti tahan öelda seda, et ma olen Eestis seotud mitte Eestist, on üks Rootsi ettevõte, Airmus, ja ma olen selle tegemistega väga tihedalt seotud, et väga paljud seda tegelikult ei tea. Ma olen ametlikult siis nii-öelda tehase testisõitja ja olen ka brändi tegemistes sügavamalt kaasatud välismaal, üle mere kontaktidega tegelen, toetusasjadega tegelen ja olengi mõelnud, et kuna need on sellised 3, 4, 5 suuremat koostööpartnerit, kes mul on, et Kawasaki asja edendada, Airmusi rohkem pilti tuua, et võib-olla minnagi ja rääkida, et järgmisel Estikate etapil oleks Airmusi näiteks stardivõidu auhind või midagi sellist ja leida neid võimalusi, pakkuda midagi, mida ma saan sellel ajal teha. Need on kõik väga ilusad mõtted. Me tegelikult igapäevaselt näeme inimeste sotsiaalmeediat, kuidas neil nii-öelda internetis elu läheb, aga kuidas sul päriselt läheb? No nüüd juba see nädal on natuke parem, et eks see esimene nädal oli raske, aga ma arvan, et inimesed ja sportlased ja inimesed, kes millegiga tegelevad ja oma aja ja panus ja südame sinna sisse panevad, siis teavad, et igasugune selline tagasilöök ongi raske ja mis siin salata, ega lihtne ei ole olnud, aga see ongi osa elust ja sotsiaalmeediast rääkides võib-olla varem olime natuke rohkem aktiivsed seal,
et vanemaks saades õpid, suunad oma energiat juba paremini, kunagi oli see selline uus asi, Instagram tuli, siis tahtsid kogu aeg seal olla ja täna kasutad seda võib-olla rohkem enda spordiga seotult ainult ja võib-olla natuke huumorit teinekord, aga ega tegelikkus toimub ju kuskil mujal, mida keegi ei näe ja see töö ja vaev, mis me kõik teeme ja ma arvan kõik need sportlased ja siinkohal ma tegelikult tahakski öelda, et lahe on, et meil on Eestis sellised sõitjad ja lapsevanemad ja kõik, kes seda asja ikkagist ajavad ja tsiteerides siis Kerti sellest pressikonverentsist, et iga hea sõitja on kullahinnaga, et siis ütleks ka edasi veel, et iga hobisõitja on kullahinnaga ja kõik need noored, kes vaeva näevad, et olenemata sellest, kui noorteklassis veel ei ole kuhugi veel jõudnud, siis tasub edasi pingutada ja ma loodan, et Eesti motosport areneb kenasti. Ja täna meil vist on 75. aasta Eesti meistrivõistlusi. Lugesin natuke Eesti meistrivõistluste ajaloo kohta. Tekkis selline mõte, ja ma ei saa juba juttu lõpetatud, on ju, et kõigepealt tahaks öelda ühe asja, et meie seast lahkus nüüd mõni aeg tagasi väga teenekas Väike-Maarja kandi krosssõitja Ain Pentjärv, et ma võtaks mütsi maha ja sooviks talle kerget mulda, kes on olnud ka mitmekordne Eesti meister ja temast arvatavasti ei ole väga palju räägitud. Nüüd lähiajal sellest, et teda meie seas enam ei ole, aga meie just siis see meie kommuun, kust me pärit oleme, Väike-Maarja ümbrus ja see kõik, et mina Harri Kullas, et meie ju teame sealt kommuunist kõiki neid oma aja staare ja Ain kindlasti oli üks nendest ja sellepärast ma mõtlengi, et see 75 on oluline täna lugeda nende meeste kohta, kes on olnud 17 korda Eesti meistrid, mida iganes, et rohkem ennast sellega natuke kurssi viia ja teinekord raja ääres võib-olla märgata neid rohkem ja küsida, kuidas neil päriselt läheb, sest et nad on tõsised vennad, pole midagi öelda ja tänu nendele meie sport on seal, kus me täna oleme. Aitäh sulle selle intervjuu eest, me soovime sulle kiiret paranemist. Aitäh!